No combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could... Rõugest pärit Sandra Raju lendab kõrgelt. Energiline neiu krooniti tänavu aeroobika kuningannaks. Hiljuti vedas ta enda juhendatavad tantsijad Eesti esimesel tantsutüdrukute festivalil võidule. Mitmekülgne neiu jõuab lisaks tantsimisele ka koolis käia. Tal on käsil magistriõpingud. Vahel jõuab Sandra ka Rõugesse, kus elavad ta vanemad. Kohtusime Rõuge koolimajas, kus ta tantsuarmastus alguse sai. Tere, Sandra! Mul on väga hea meel, et sa said tulla Rõuge televisiooni. Muidugi, hea meelega. Aga äkki jätta sisse? Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'll be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got. Uurisime alustuseks Sandralt, mis tõi talle edu aeroobika kuninganna võistlustel. Ma ei tea. Tegelikult ma arvan, et see, et ma läksin sinna, oleme ausalt, eks ma ikkagi lootsin, et kui ma eelmine aasta sain napilt 4. koha, et ma ikka lootsin, et ma saaksin finaali see aasta, et oleks natuke häbi. Et seda ma lootsin, aga ma ei osanud seda arvata, et ma seda võitleksin. Ma arvan, et see võiski olla, et lihtsalt läksin nautima, mitte mingisuguse kindla võidusooviga, aga lihtsalt see, et tahtsin teha trenni, natuke kepstuda, paar lihtsalt pilti võib-olla saada, pärast lapselastele näidata, et lihtsalt täiesti suhteliselt pingevaba oli see võistlus, et alguses ikka läksid sinna vaatasid, et niisugused kuulsad näod olid seal Partsarukud ja eks ma ikka teadsin ka, kes nad olid. Et natuke tekkis sellist pinget, et pärast ei saagi finaali. Et siuke mõnus natuke väike värin oli sees, aga mitte sellist väga suurt pinget ei olnud peal. Mõnus. Tantsimine on üks igastus rohkemaid alasid. Üldse, mul ikka sõbrannad määravad, et ma sõidan juba 78 aastat sõidan lauda, et lauaga sõitis pole põhimõtteliselt või mitte midagi neil juhtunud, põhilised asjad on nagu tantsides. Eks mul vaikselt tunnen, et puus on haige ja põlv vahepeal teeb haiget, aga siis tuleb lihtsalt puhkust anda, et need asjad tekivad paratamatult siis, kui sul hakkab vaikselt keha tunneb, et sa hakkad ennast üle koormama, et need väikseid jamasid ikka on, et tuleb lihtsalt hästi teadlikult treenida, et teada, mida teha ja tervislikult toituda, et kõik sellised asjad, et see mingi väga suurt roll. Ja kuidas sa oled rahul praegu enda elu hetkeseisuga? Väga, ma arvan, et mul pole millegi üle kurta, et kõik läheb väga hästi ja ise olen väga rahul. Aga kust sai alguse sinu tantsupisik ja kui suur roll oli selles sinu emana? Emal oli ka väga suur roll selles, et eks ta siit Rõugkoolist saigi, et siis kui meil vahepeal olid sügiseti kehalised tunnid olid seal kultuurimajas, sest seal oli põhimõtteliselt ainuke koht, kus oli peegelseid ja siis ta tegi meil aeroobikat seal. Ja minu jaoks oli see nii äge, et kellel ikka tollel tüdrukutest ajal meeldis mingisuguseid stakaringe joosta, väga ei läinud see asi peale. Et see oli üks siuke koht, kus ma selle pisiku sain. Siis me oligi hakkasime vaikselt, otsime, kes me oli seal Maris ja Kaia ja Triinu ja Kati ja tegime seal, mõtlesime oma kavast ja läksime koolitantsul, käisime mitu aastat ja Kätlin. Et eks ta sealt algaski.
ja jätkus siis ma arvan siin selles samas ruumis, kui mina olin küll juba läinud siit koolist, aga siis kui see kompleks valmis sai, et ma mäletan, see oli ikka just eriti suveti, kui ma töötasin all seal Saarsilla kohvikus, et vahest lõpetasid kell 10-11 lõpetasid töö ja siis tulid siia üles ja hakkasid oma mingisugused kavasid mõtlema ja täiesti mitte millegi jaoks, lihtsalt. Ma isegi ei mäleta, kas see oli millegi tol ajal millegi tarbeks, aga lihtsalt käisin üksi ja harjutasin siin ja proovisin ja tegin ja et see on selline koht, see on see saal, ma arvan, kust mul sai see kogu minu see suurem tantsupisik ja treeneritöö alguse sai. Kuidas algas sinu edutee? Mis sa selleks tegid, kui sa neid läinud korraldama? Ma arvan, et minu edutee kui selline, see pole veel väga hästi algatki, et ma olen poolel teel sinna, et see on üks väike samm praegu, mis ma olen teinud selleni, mida ma veel olen ikkagi tahaks nagu teha ja tahaks saavutada. Et ma arvan, et ma olen veel päris pikk tee käinud. Et see ei ole see, veel ei ole see. Ja mida sa siis tulevikus veel kindlasti saavutada tahaksid? Eks mul ole ikka omad sellised otsed ja ideed ja mida ma tahaksin teha ja kuhu ma tahaksin jõuda, aga ma olen õppinud, et asjadega välja rääkida, sellepärast, et muidu võib midagi otsa võita. Et ma annan teile kindlasti teada, ma annan sulle kindlasti teada, kui see tuleb, et eks omad plaanid kindlasti ole. Olgugi, et Sandra praegu õpib ja tegutseb Tallinnas, on Rõugelda südames tähtis koht. See on minu sünnikoht ja see koht, kus ma olen üles kasvanud, et eks see ole paratamatult niiviisi, et nüüd ma olen juba 5. aastat olen Rõugest läinud, et see 2 aasta ka, kui ma keskkoolis käisin ära, et siis ma nagu nii väga ei saanud aru, et kui ma siit ära läksin, siis oli ikka see, jess, Tallinnasse minema siit, Rõuge, väike koht. Ja nüüd päevast päeva, kui mõtled rohkem, et tahaks tagasi. Et mul on varsti järgmine aasta tulemas praktika koolis, et ma loodan, et ma saaksin seda siin teha. See teeks pisike soov. Kuna Sandra mõlemad vanemad töötavad koolis, pidi ta sellega kooli ajal kogu aeg arvestama. See aga ei tähenda, et koolielu oleks olnud rangelt akadeemiline. Marianne Sako, kõik kes teavad Marianne Sako, et väga elav ja energiast pulbitsev noor, nagu ta oli. Ma enne otsust üks päev, et tema võtab endale, teeb natuke nalja, võtab kassikooli kaasa. Ja võttis kotiga, seljakotiga võttis oma kassikooli kaasa. Ja siis kõik muidugi tere klassid väga elevil, mis see jumal kass, nii tore, kõik. Siis me panime ta kappi, siis ta pani sinna talle vett ja igast asju, siis me üritasin seda õpetajast kogu varjata. Ma arvan, et see võiks umbes 3 tundi aega, nii kaua, kui siis tuli Maiabaasi tund ja siis kassil ilmselgelt läks kõht üheks. Siis ta hakkas minu sahtlist näokuma ja siis seda Maiabaasi nägu ei lähe mitte kunagi meelest, seda kassis on sahtlist nägi või kapis, ma täpselt ei mäleta, kus kohas see oli, aga igal juhul. Ei, väga lahedad ja toredad asju on just tundnud. Ta on kindlasti eeskujuks paljudele noortele, et mida soovitaksid sa neil teha, et nende unistused täituksid kunagi? See on hästi individuaalne, et oleneb, mis kelle unistus on, aga alla teada tuleb ükskõik mis takistus tuleb ette, ükskõik ühel hetkel tundub, et maailm on nõme ja kõik on sinu vastu, et sellele ei lasta ennast takistada, et kogu aeg, kui sa valid endale mingisuguse punkti, ma tahan sinna jõuda, mis siis, et see tee on siuke. Aga see punkt on seal olemas, et sellele peab jõuda. Enesekindlus, ma on see, mis peaks olema. Sihikindlus on omadus, mis on Sandra viinud sinna, kus ta praegu on. Olgugi, et tee, mida mööda Sandra käib, on vahel käänuline, on peamine see, et ta on teel.